Sit ready. Attention. False start. Please stop rowing. Vale start taas ja number 14 on selle stardi autor Rico Raimond Kubja. Saak Tartu. Taas näeme kollast värvi. Piret Piiroja, peakohtunik, nagu me näeme, toob siis sellise kollase koonuse. Vale stardi teinud Rico Raimond Kubja masina ette, et öelda, nüüd see on veel viimane võimalus. Need on reeglid ja väljenduvad sellises kollases tegevuses. Sit ready. Attention. Ja põnev sõit on läinud käima. Tõeliselt põnev sõit. Karl Varik on läinud seda sõitu praegu juhtima. Ma ütlen teile ka, Varik on selles mõttes kõva mees. Ta oli eelmisel aastal poiste A-maalasrühma teine. Ja muidugi tähendab seda, et teda tuleb siin jälgida. Mis oli veel eelmisel aastal? Tasub vaadata ka siin Marius Aiat. Tema siis B-klassi võitjana nüüd vanemasse gruppi tulnud üle. Ja sõit on Variku juhtimisel läinud käima. No Varik on tõesti esimese 350 meetriga juba 1,5 korpust paadi pikkust läinud leedulasest konkurendi Kaspar Javitsuse eest ära. Ja nii nagu mainisin, Marius Aia on ka kindlasti mees, keda medali nõudlejaks hinnata. Aga muidugi teimantas Medved, Rico Raimond Kubja nii samuti ja ega see Kubja vale start ilmselt tulnud kuskilt nii-öelda tühja koha pealt, sest et mees on valusa jalaga, nagu me näeme ja mõistis suurepäraselt, et selleks, et edu saavutada, on vaja kohe stardist pressida ja siin me näemegi, kuidas Kubja on praegu tõusnud juba kolmandaks. Kaspar Javitsusest lahutamas 6 meetrit, samas kui Karl Varik läheb nüüd oma teed ja võib öelda, et see mees on tõesti nagu teiselt planeedilt, tsiteerides siin klassikuid. Ja noh, kes need klassikud olid omal ajal siin Toomas Uba ja kes need ütlesid Björn Täheli kohta niimoodi, jah? Aga Karl Varik on oma edu kasvatanud juba 30 meetri peale lähimate liidrite jälitajate ees ja siin see vahe ainult suureneb. Ja mida teeb nüüd Rico Raimond Kubja? Kas Kaspar Javitsuse vastu on jäänud piisavalt rammu sisse? No 5 meetrit, 4 meetrit, 5 meetrit, 4 meetrit, nii see meetristik seal tiksub, läheb Varik oma teed ja siit me näeme ka Alva võitjad tulemas. Karl Varik teeb suurepärast tööd. Ja praegu liigub ülivõimsas tempos ja me näeme sündimas ka siin väga-väga tugevat tulemust alla 2. Kas saab alla 2.50? No ei saanud, 2.51,8 siiski ja siis nüüd tuleb see sama Kaspar Javitsus, kes suutis Kubja rünnaku tõrjuda 3.00,5 ja 3.01,7 Rico Raimond Kubja. Nii, ja kes seal langes siis? Langes nagu loogu siin number 3 peal keegi, jah? Või mis seal juhtus? Igatahes on jah, natukene seal abi vaja, sellepärast, et ega see ergomeetri sõit on 1000 peal kui sprint.